Täna on stuudios professor Meelis Kitsing, kes just nüüd valiti teist korda EBS-i rektoriks. Räägime tema elust, kujunemise loost, tema visioonist EBS-ile. Head kuulamist! Tere tulemast kuulama EBS-i podcasti Satelliit. Minu nimi on Ester Eomais, olen EBS-i õppejõud ja mul on väga-väga hea meel, sest täna on minu külaliseks professor Meelis Kitsing, kes just alustas teist ametiaega EBS-i rektorina. Kõigepealt palju õnne. Aitäh, Ester! Ütlen kohe, et räägime omavahel sina, oleme palju aastaid kolleegid EBS-ikad ja selles selline ka sõbralik ja kollegiaalne suhe. No Meelis, kuidas tunne on? Teine ametiaeg, millise tundega sellesse ametisse astusid? No kahtlemata hea tundega, et muidu ma ei oleks sellesse ametisse astunud ja edasi jätkanud rektorina. Et ma arvan, et siin esimese 5 aasta jooksul on saanud päris palju ära tehtud ja nüüd on siis võimalus veel nagu seda edasi teha. Kui sa oma õnnistamise inauguratsiooni kõnet pidasid, siis sa rõhutasid erinevaid asju, kuid mis mulle endale jäi kõrvu oli sellised nagu, et 2 põhilist suunda, et üks on rahvusvaheline koostöövõrgustik ja teine ühiskondlik mõju. Räägime hiljem küll EBS-ist natuke pikemalt, aga küsiks ikka ära, et miks sa just need märksõnad välja tõid? Et EBS on juhtimise, ettevõtluse, äri, ülikool ja kui me vaatame nagu reaalsust Eestis, siis see on nagu muutunud ja on olnud juba nagu aastakümneid vägagi rahvusvaheline. Nii et kui me seda nagu valdkonda nagu õpetame, et siis meie jaoks rahvusvahelistumine peab olema üks oluline kriteerium ja mitte ainult õpetamises, vaid ka igasuguses muus koostöös, et teadus-arenduskoostöös ja mujal. Ja kahjuks nagu siis nüüd siin viimasel 5 aasta jooksul lahti rullunud olukorra tõttu on meil tegelikult rahvusvahelistuda palju raskem. Et varem mõnes mõttes see tuli nagu loomulikult, et ei olnud väga vaja nagu pingutada. Ma arvan, nüüd tuleb nagu päris palju rohkem nagu pingutada kui varem, et tuua siia rahvusvahelisi üliõpilasi, kas siis pikemaks või lühemaks ajaks teha rahvusvahelise koostööprojekte, et see on nagu oluliselt raskem, sellepärast ma seda rõhutasin. Ja ühiskondlik mõju, et äriülikoolis, ma arvan, et ei saa ainult keskenduda nagu sellisele väga tehnilisele nagu äriõpetamisele, et õpetame ainult nagu rahandust ja turundust. Võime paratamatult küsima, et mis on nende ettevõtete ja nende ettevõtmiste laiem mõju, mida meie tudengid, vilistlased teevad või näiteks teaduses, et mis on meie teadustöö laiem ühiskondlik mõju, et kuidas me nagu aitame kaasa muutustele ja ma arvan, see on hästi aktuaalne, et me näeme Eestis, et meil ei ole olnud sellist tõsist majanduskasvu, meil on pigem olnud langus siin viimastel aastatel, me oleme geopoliitiliselt väga nagu keerulises olukorras, et me peame endalt nagu pidevalt küsima, et mis on meie fookus, et kuidas me saame aidata kaasa, et meie keskkond, meie riik nagu paremini areneks. Ma olen väga nõus, et ma ise õpetan magistritele ja ka ülikooli algusolevatele õpilastele juhtimisaineid ja ka väga suurelt on just see, et mitte juhtimine iseenesest, vaid mis on tegelikult see juhtimise mõju nagu society, et mis on see mõju, et millist mõju me tahame luua ja kus me oleme ka fookuses, et kus on meie fookus, seal on energia ja vastupidi. Et ma olen väga-väga nõus nendega ja ma arvan, et ka kui EBS-i kogukond, kes kõik seal aulas olid sinu ametisse vannutamise päeval, et tudengid, õppejõud, vilistlased, partnerid, aukülalised, et need 2 märksõna on need, milles suunas me saame koos edasi liikuda. Aga enne kui me lähme EBS-i asjadest täpsemalt natuke rääkima ka, et eks ikka EBS-i kogukond on ka uudishimulik, teine ametiaeg, et nüüd võime ka küsida rohkem, et kes sa siis oled, et räägi natukene oma isiklikust teekonnast, et alustaks sealt, et millised lapsepõlve või koolid ja kogemused on sind kõige rohkem mõjutanud sinu kujunemisteel?
Jaa, muidugi, et küsida võib alati ja ma hea meelega olen nõus sellest rääkima. Et võib-olla kõige lihtsam on nagu öelda, et ma sündisin Tartus, ma elasin esimesed 4 aastat enda elust Tartus, aga ma sellest ei mäleta mitte midagi, kuna me kolisime siis Tallinna ja siis Tallinnas ma käisin algselt Hiiu põhikoolis. Ma käisin spordiklassis, ma keskendusin laskesuusatamisele selles spordiklassis 8 aastat. Veetsin väga palju enda kooliaega erinevates laagrites, Haanjas, ka Otepääl ja ka mõnes osas Hiiumaal meil oli eraldi koht, kus me suvel käisime laagris. Et see oli nagu selline tegevus, kuni ma ütleme, sain seal kuskil 14, et siis see nagu oluliselt muutus. Et hiljem ma tulin siis kesklinna poole Vestholmi gümnaasiumisse õppima ja Vestholmi gümnaasiumist üllatus läksin tagasi Tartusse, Tartu Ülikooli. Ja mis sa Tartus õppisid? Ma õppisin Tartus ajalugu. Aga kui korra selle spordi juurde tagasi minna ja et olla ise kõvasti sporti teinud, ka suusatamist, et kas täna on karjäär läinud, et sa oled selles mõttes kindlasti teed sporti, aga ei saanud sinust suurt sportlast ehk, aga et kuidas sport mõjutab tegemisi, mõtlemisi? Et ma olen siis hästi palju teinud nagu selliseid individuaalseid kestvussporte, et see, et ma käisin laskesuusatamise trennis, siis tegelikult tähendas ka seda, et me ujusime, me jooksime, me sõitsime ratast, tegime ka mõningaid pallimänge, jalgpalli, korvpalli, et see oli hästi nagu mitmekesine ala, et ma arvan, üks asi, kuidas on mind mõjutanud, on kindlasti see, et see on selline mitmekesisus on ju, ja kogu aeg nagu proovid midagi nagu aktiivselt teha. Ja teine on, ma arvan, siis iseloomulik sellisele kestvusspordile, et öelda, et karjäär või elu on maraton, et see tundub natukene nagu alahinnatud, et pigem ta on nagu pidev protsess, et ta ei ole kindlasti sprint on ju, ja ma arvan, ta ei ole ka nagu maraton, aga ta on nagu pidev protsess nagu siis, kus sa sead endale tihtipeale väga pikaajalised eesmärgid ja liigud siis tasapisi nende poole. Ja üks huvitav võib-olla fakt on see, et Eestis on 7 ülikooli ja nüüd just hiljuti EKA rektoriks saanud Hilka Hiiop oli minu koolikaaslane Hiiu põhikoolist ja tegi samamoodi laskesuusatamist. Ta on küll aasta noorem, aga et siis 7 ülikooli 2 rektorit on tegelikult harrastanud sama spordiala ja siis Tallinna ülikooli rektor Tõnu Viik oli tegelikult sellel ajal minu naaber ja oli lapsepõlves minu mängukaaslane. Ta käis küll kõrval koolis 10. keskkoolis Nõmmel, aga et siis 3 rektorit 7 ülikoolist on lapsepõlves päris tõsiselt omavahel kokku puutunud. No väga tore, et mis teil seal lapsepõlves siis toimub, ma tegite kõvasti sporti, aga kui nüüd edasi võtta, et läksid Tartusse ajalugu õppima, et need ajad olid sellised murrangulised, ka nagu praegused ajad, aga et sellel võib-olla rohkem kui nii-öelda süsteemi mõttes, et oli midagi sellist, mis sa kindlasti tahaks meiega jagada, et mis sind muutis või sind mõjutas? Ma hakkasin Tartu Ülikoolis õppima aastal 91, et see oli selles mõttes, kui me võtame näiteks üliõpilase perspektiivist, et kui üliõpilased kuulavad, et siis on võib-olla hea nagu sellist perspektiivi sellest ajast jagada, et üliõpilastel on tihtipeale murekohad ja nad kurdavad mingite asjade üle. Et siis sellel ajal nagu selle esimese aasta jooksul toimusid näiteks Tartu Ülikoolis sellised muutused, et kui sisuliselt kõik, kes vastu võeti, seal said nii-öelda stipendiumi või riigipoolset toetust, mille väärtus küll on väga suur, sellepärast, et oli väga suur inflatsioon, et see kogu aeg nagu vähenes, siis selle esimese aasta lõpuks tegelikult pidid kõik nagu ise hakkama saama, et välja arvatud mõningad üksikud erandid, kes olid väga tublid akadeemiliselt ja said stipendiumi, et see oli selline nii üliõpilase seisukohalt kui ka nagu ühiskondlikult tegelikult hästi suur muutuste aeg, et see oli väga huvitav ka nagu õpinguteks. Ma tegelikult osalesin ka väga aktiivselt Tartu Ülikooli üliõpilaspoliitikas, osalesin edustuse valimistel, sain valitud Tartu Ülikooli edustus, hiljem olin ka Eesti Üliõpilaskonda liidu esimees, nii et tegelikult väga mitmel tasandil, et ühest küljest olid sellised väljakutsed, väga
väga nagu ütleme, aktuaalsed on ju igapäevases elus, aga tegelikult mis nagu pigem meelde on jäänud kõik need nagu võimalused, mis tekkisid sellel ajal. Nojah, et kui ühelt poolt ongi nagu kuskilt nagu pitsitab, et siis sa otsid neid võimalusi ka, et olles aktiivne ülikool, kas korporatsioonid ka sind puudutasid? Mina korporatsioonidesse ei kuulunud, et ma olin sellel ajal seotud väga tugevalt ühendusega Res Publica, mis sellel ajal oli rohkem selline noorteühendus, ma olin lausa 3 aastat selle esimees sellel ajal. Hiljem kasvas sellest välja poliitiline partei, millega ma ei ole olnud seotud, aga see oli nagu hilisem asi, et ja siis ma isegi Eestis enam ei elanud, kui see juhtus. Aga ma leidsin, ütleme siis nagu teised viisid, kuidas enda ühiskondlikku tegevust nii-öelda organiseerida. Jaa, et olin ise 90-tel Tartus ja mina olin korporatsioonis ja kõik see kogu see ülikooli elu oli väga-väga kees alates pidudest kuni ühiskondlikute väljaütlemiste ja kõige muuni. Kui Tartus ülikool sai läbi või et mis tee sul edasi tuli? No tegelikult mu nagu tee juba algas selle ülikooli ajal, et ma tegelikult ülikoolis käies juba hakkasin töötama, et mu nagu esimesed siuksed lühemad töökohad olid Ameerika Ühendriikides aastal 93-94 erinevates mõttekodades, aga siis hiljem töötasin sellises startup faasis olevas meediaorganisatsioonis nagu PNS natukene aega ja sealt edasi läksin reklaamiagentuuri Brand Sellers TDB projektijuhiks ja sealt edasi koolituskonsultatsioonifirmasse Mercury International konsultandiks. Need tegelikult paljud need töökohad, mis mul olid juba ülikooli ajal, nii et ma tegelikult töötasin ülikooli kõrvalt ja tihtipeale siis töötasin nii-öelda tärkavates uutes Eesti ettevõtetes erineval kujul, lisaks siis ütleme töökogemusele USAs. Aga see USA, et kes aitas sul uksi avada? Et eks ta ole nagu selline rahvusvahelise võrgustumise küsimus, et ma esimest korda siis kolisin USAsse 93. aastal ja mul oli seal nagu pikem praktika, umbes 5 kuud selles organisatsioonis nagu Leadership Institute ja ma sain siis USAs olles 20-aastaseks, on ju. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, et siis oli niimoodi, et ma vist aasta varem olin Madridis ühel teisel üritusel ja siis kohtusin sealt inimesi ja siis nemad nagu andsid nõu ja viisid kokku, aga eks seal lõpuks olegi nagu selline kombinatsioon erinevatest inimestest, keda sa kohtad ja siis oma jõupingutuste tulemus. Jah, et ongi, et ise olema aktiivne, et aga sellistes suurtes mõnikord on ka hea, kui on sellised, kes aitavad ja toetavad. Ja absoluutselt, et on ju, ja nagu järgmise töökoha USAs ma saingi täpselt niimoodi, et olles juba olnud USAs, siis seal õnnestus luua kontakti ühe mõttekojaga, kelle üritustel sai käidud ja siis järgmisel aastal läksin uuesti USAsse tööle ja siis sain töötada seal mõttekojas. Kui kaua sa oled EBS-iga seotud olnud? Ma olen tegelikult EBS-iga seotud olnud juba siin kuskil aastast 97, nii et paralleelselt enda erasektori töökohtadega, millest ma siin varem nagu rääkisin, ma hakkasin tasapisi siin õhtuti õpetamas käima. Aga kuna siis aastal 2000 ma kolisin Eestist ära, et elasin Londonis ja Bostonis kokku 10 aastat, et siis koostöö nagu hõredamaks. Aga siis jälle sealt tagasi tulles, kui ma jälle asusin Eestis nii-öelda täiskohaga tööle, siis hakkasin samm-sammult EBS-is käima õpetamas. EBS-is oled meil valitud professoriks aastal 2018. See on korrektne jah, et ja siis ennem kui ma rektoriks sain, mul tegelikult oli nagu 2 positsiooni, et üks oli EBS-i professor ja teine oli siis Riigikogu juures asuva mõttekoja arenguseirekeskuse uuringute juht. Et selleks, et professoriks saada, peab olema prestiižne doktorikraad ja tehtud ka teadust, et natuke avad ehk seda ka meile. Jah, et ma siis läksin Eestist ära, nagu ma mainisin, aastal 2000
ja algselt oli plaan teha lihtsalt 1 aastaga magistrikraad London School Economicsis. Ja ma just valisin selle meelega, et seal oli võimalik seda 1 aastaga teha. Ja lõpuks ma tegelikult suutsin selle teha ära nagu 9 kuuga, kuna nad võimaldasid seda, et keskendudes siis ainult õpingutele. Ja mul hakkas see protsess nagu nii meeldima, et siis ma läksin edasi Bostonisse, kus ma tegin siis magistrikraadi, mis kombineeris siis ütleme õigusteadust ja majandust Fletcheri rahvusvaheliste suhete koolis, Tuftsi ülikoolis ja siis sealt edasi ma läksin Massachusettsi ülikooli ja tegin doktorikraadi. Et see doktoriõpingud on muidugi palju erinevamad magistri- või bakalaureuse õpingutest, et nad nõuavad palju rohkem nagu sellist iseseisvat tööd. Samas on ka seal väga suur nagu määramatus, et ma tihtipeale siin EBS-is ka rääkides doktorantidega, ma ütlen neile, et isegi kui ma olin ära teinud kõik need tasemeeksamid enda doktoriprogrammis, ma ei olnud kunagi 100% või ma isegi võib-olla 50% kindel, et kas ma jõuan selle doktorikraadini või mitte, kuna neid väljakutseid on päris palju. Aga siis õnneks ja tänu minu juhendajatele, mul oli siis 3 juhendajat, mitte 1, on ju, abile ja paljude teiste inimeste nõuannetele see mul õnnestus. Ma ei tea, kui sa tahad teada nagu valdkonnast, mida ma uurisin, et mind siis nagu huvitas enne kõike selline tehnoloogia, poliitökonoomia, et kuidas siis ja tehnoloogia levib, kuidas seda kasutatakse ja millised on sellised poliitilised majanduslikud tegurid, mis selle kasutamiseni viivad on ja mis on nagu võimalikud takistused. Et ma olen kirjutanud ka sellel teemal ühe raamatu, mille siis välja andis Rutledge'i kirjastus aastal 2021 ja paperbackina ilmus ta siis 2023. Et selle nimi ongi siis nagu digitaalsete ökosüsteemide poliitökonoomia. Kas korra tahtsin küsima vahel, põrkan pärast tagasi selle juurde, et ma tean, sul on armas pere, et kuidas sa tegelikult seda pereelu ja seda neid reisimisi ja neid õppimisi, kuidas sa oled neid kokku pannud, et tihti see on väljakutse? Jah, et kindlasti on see väljakutse, et kui samamoodi, et kui ma kolisin Londonisse, et siis mu pere tuli muga koos, et mul oli juba sellel ajal väike poeg ja nemad on siis, poeg on siis kolinud hiljem siis minuga koos Londonist Bostonisse ja siis hiljem, kui ma olen Eestis, ta on lõpetanud Ameerika Ühendriikides keskkooli ja siis hiljem, kui ma olen Eestis siin olnud, et siis ta on tegelikult tulnud Eestisse õppima vahepeal, et õppis EBS-is, lõpetas ka EBS-i ja nüüd ta just sai magistrikraadi Amsterdamist rahandusalal ja töötab Amsterdami börsil. Nii et ma ei tea, et tema nagu kogemuse põhjal võib öelda, et ta sai nii-öelda hoolimata minu sellisest võib-olla liiga individualistlikust käitumisest hakkama, et nüüd mul on ka tütar, kes on 12-aastane, et võib-olla üks asi, mis ma olen õppinud nagu enda elus on see, et võib-olla tema puhul ma nagu seda ei teeks, et ma nüüd kuhugil hakkaks lähiajal välismaale kolima, et pigem nagu võimaldaks tal ikkagi Eestis koolis lõpuni käia ja siis vaataks, et millised variandid talle meeldivad. Et rahvusvaheline perekond. Hüppan tagasi selle doktoritöö ja selle sinu teadusteema juurde. Kas see on see koht, kus sa kuskil nagu kuidas öelda see kõrgharidus ja hariduse trendid ja kas need tulid seal sinu nagu mõttes, et püüa nagu mõelda, et kas see haridus on olnud ka sinu üks südameteemasid? Ma mõtlen, et niimoodi, et haridus on minu jaoks nagu kogu aeg olnud oluline. Võib-olla kogu aeg on liialdus, et jälle, et kui ma mainisin, et ma käisin põhikoolis ja tegin palju trenni, et siis ma ütlen ausalt, et siis jäi suhteliselt vähe aega nagu õpinguteks, kuna kui ma olin 7. klassis, et ma käisin vist talvesemestril Tallinnas koolis ainult 3 päeva, et ma olin ülejäänud aja laagrites, aga ma arvan, see kerkis nagu esile juba, kui ma käisin keskkoolis, et mul oli väga hea keskkooliprogramm, väga nagu mitmekäisine, õppisime kõike väga erinevaid asju, nagu lisaks sellisele põhiainetele, mida on vaja, nagu filosoofiat
ja muud sellised asju, mis olid kindlasti nagu rohkem kui keskkoolis on vaja. Ta võib-olla mingis osas jäi natuke nagu tahaplaanina, kui ma käisin Tartu Ülikoolis, sellepärast, et sellel ajal ma arvan, ma keskendusin ikkagi rohkem sellistele praktilistele väljakutsetele, et käisin Tallinnas tööl ja siis võib ausalt öelda, et tihtipeale Tartus lihtsalt eksameid tegemas, on ju. Aga ta kerkis just eriti esile siis, kui ma alustasin magistriõpinguid Londonis ja hiljem läksin edasi Bostonisse, et sealt on nagu muutunud siis selline kõrghariduse tähtsustamine kindlasti palju olulisemaks minu jaoks. Et ma ütlen ausalt, et kui ma olin nagu varastes 20-ndates, kuna mu töökoht oli väga erinev sellest, mida ma ülikoolis õppisin ja ma arvan, see oli sellel ajal väga suur väljakutse kõigile, et isegi kui sa oleks õppinud majandust, et siis see ei ole nagu see majandus, mis samal ajal lahti rullus nagu Eestis. Et seda relevantsust oli päris raske nagu näha, et sellel ajal siis kõrgkooli õpingud olid minu jaoks nagu rohkem selline tõsine vaba aja veetmise viis, kui see, mis oli nagu relevantne minu igapäevaseks tööks, kas siis reklaamiagentuuris või konsultatsioonifirmaks, aga intellektuaalselt oli ta kindlasti nagu huvitav ja oluline ja aitas hoida siis nagu mõttega nagu muudel teemadel, mitte ainult sellele, mis on nii-öelda igapäevased väljakutsed töö juures. Nii et jah, et see on selline pikk kulg olnud läbi aja. Jah, 90 oli palju seda, et sa tegelikult töötad, et nagu ära elada, et leiad huvitavad ja kiired kohad ja sa õpid ülikoolis midagi teist, aga see kogukond ja see kõik on ju see, mis annab meile kaasa, et ega see üks klassiruum ei ole ka alati see kõige tähtsam. Aitäh ja nüüd mõtleme just selle EBS-i ja tegemiste peale, et kui sa esimest korda nüüd siin rektoriks valiti, et mis olid siis sinu 3 kõige suuremat väljakutset? No kindlasti olid nagu kõige suuremad väljakutsed, kui nagu seoses sellega, et ma tulin nii-öelda sellel ajal, kus teise rektori ametiaeg oli olnud natukene nagu lühem, kui esialgu nagu planeeritud ja siis ma pidin nagu siis päris palju keskenduma nendele asjale, mida nagu siis sotsiaalteadustes nimetatakse nagu sellisest rajasõltuvuseks, et on ju, et mingid valikud või mingid otsused on nagu tehtud ja neid on päris raske nagu tagasi pöörata, sellepärast on tehtud mingid lepingud ja kokkulepped, on ju. Ja ma arvan, esimesel paaril aastal see oli nagu väga suur väljakutse. Ja paralleelselt sellega siis käivitusid erinevad kriisid, mis on väljaspoolt EBS-i, et need on kindlasti siis olnud väga suureks väljakutseks, et et võib-olla me nagu nii hästi enam ei mäleta, on ju, aga oli selline asi nagu COVID, pandeemia ja eriti kui opereerida nagu erinevates regulatiivsetes keskkondades, on ju, nii Eestis kui ka Soomes, on ju, et siis see tekitab väga palju selliseid korralduslikke küsimusi, et kuidas siis nagu õppetööd korraldada ja on väga erinevad nagu huvigrupid erinevate arusaamadega ja sellele siis järgnenud täiemahuline sõda Ukrainas, sealt tulenema siis ka nagu ütleme väga kiire hindade kasvuga, on ju, et see on kindlasti mõjutanud EBS-i, nii et see on väga paljuski olnud selline 5 aastat hoopis teises keskkonnas opereerimine, kui ütleme eelnevad 10 aastat. Jah, ka see, et oli uus aeg selles mõttes, et kantslerina oli ametis Mart Tabakuk, eks ju, kooli asutaja oli lahkunud ja et ka kooli sees kogukonnana, et seda kindlust, stabiilsust, seda hoida ja jätkata, et seda oli tunda ja ma arvan, et nii-öelda siis selle ülikooli õppejõudkonna poolt vaates oli see hästi oluline. Ja, absoluutselt, jah. Aga kui nüüd vaadata siis edasi, et milline see sinu ja sinu meeskonna visioon on EBS-il järgmiseks 5 aastaks? Me juba rääkisime sellest lühidalt alguses, on ju, aga lihtsalt üle rõhutada, et see rahvusvahelistumine on väga oluline, siis ja rahvusvahelistumine hästi erinevatel tasanditel, on ju, et tõenäoliselt me ei saa nagu päris ka seda sama mudelit kasutada, mis meil oli varem, et ma lihtsalt nagu meelde tuletuseks öelda, et kui me mõtleme enne COVID-eelset aega, et meil oli seal juba paljudes õppekavades kuskil 40% üliõpilased olid rahvusvahelised üliõpilased, on ju. Nüüd me räägime eesmärgist, et see võiks olla 15
et noh, see ei tundu selles kontekstis väga ambitsioonikas, aga just arvestades seda, mis muutused vahepeal on toimunud. Okay, et see teeb selle palju raskemaks. Teiseks me oleme kinni pannud enda Soome campuse ja kui me mõtleme nüüd selle 40% peale, siis tegelikult lõviosa nendest olid soomlased. Et noh, et see oli rahvusvahelistumine küll, aga see oli rahvusvahelistumine meie toredate naabrite juurde, kes ei ole meist väga kaugel, on ju, ütleme, et selles mõttes see ambitsioon peaks ka selles mõttes olema suurem, et meie rahvusvahelistumine peaks olema mitmekesisem, et tuua inimesi rohkem erinevatest riikidest ja ei oleks nii, et üks rahvusgrupp siis peale eestlasi domineerib, on ju, kui rääkida õppetoist, aga see tähendab ka rahvusvahelistumist väga erinevatel tasanditel, et üks asi, mis meil on siin viimasel ajal väga, väga arenenud ja kasvanud, on see, et tuua erinevaid õppegruppe ja muid huvilisi Eestisse lühikeseks ajaks ja ma näen seda nagu kasvavat valdkonda ja me peame sellega palju süsteemsemalt tegutsema, me juba oleme tegelenud sellega süsteemselt, aga veel rohkem süsteemsemalt tegutsema ja ma näen seal väga suuri nagu võimalusi ja siis kindlasti rahvusvahelises teaduskoostöös, kus me olime 5 aastat tagasi väga tagasihoidlikud, on ju, et meil on tekkinud palju huvitavaid rahvusvahelisi projekte. Ja nüüd, kui minna nagu selle mõjukuse juurde, et mõjukuse peale on võimalik nagu väga erinevalt mõelda, on ju, aga mida me siis nagu tahame rõhutada, on kindlasti selliste konkreetselt, ütleme, ettevõtete ehitamist, on ju, mida me nimetame siis nagu venture building ja mida me oleme ka tegelikult teinud siin, et EBS-il on praegu vist investeeringud siin otse kuskil 15 erinevas ettevõtmises, pluss siis siin 5. korrusel olevad kiirendid nagu Startup Wise Guys, aga ka laiemalt nagu sellises ühiskondlikus tegevuses, et me peame mingites küsimustes, mis meil on südamelähedased, võtma initsiatiivi, rääkima nendest ja vaatama, et kuidas meie saame kaasa aidata, tegema võib-olla raporteid, uuringuid, on ju, näiteks EBS-i teadlased on panustanud ka Arenguseire Keskuse teatud raportitesse, kus ma töötasin enne EBS-i, mis on väga tänuväärne, ma olen ise teinud siin Välisministeeriumile mitu nagu raportit, et need on kõik nagu näited sellest, et me ei peaks tegema ainult nagu sellist puhtalt akadeemilist teadust, vaid ka mõtlema selle peale, et kuidas me saame nagu aidata kaasa erinevatele ühiskondlikele küsimustele vastamisel. Et kui nüüd rääkida rahvusvahelistumine, tuli juttu Soome turust, soomlastest ja meil on palju Soome üliõpilasi ja koostöö ka Soome ülikoolidega, aga et oleks mitmekesisem, siis sinu visioonis, mis on need riigid, kus see koostöö võiks olla hästi tugev? No ma arvan, paratamatult me peame vaatama rohkem Euroopa suunas, sest et see reaalsus laiemalt nagu Euroopa ja see enne kõik, ma arvan, nagu Lääne-Euroopa poole. Sellepärast, et see reaalsus on see, et nagu väljaspoolt Euroopat, välja arvatud mõningad nagu riigid, on päris raske inimesi Eestisse tuua. Et meil on väga karmid immigratsioonireeglid, et kui minna Afrikasse ja hakata sealt nagu massiliselt värbama inimesi või teatud Aasia riikidest, et siis me võime selles nagu olla edukad, et huvi võib olla suur, aga me ei jõua selleni, et need inimesed jõuaksid siin siis nii-öelda koolipinki, on ju. Et kindlasti Euroopa riigid tasub vaadata ka nagu Ameerika poole, et pigem on see siis selliste nagu nišide leidmine, kus siis meie nagu poolt pakutav kõnetab inimesi, et tuletame meelde, et me ei räägi siin nagu massidest, me räägime siin mõnest riigist võib-olla 10 või natukene rohkem tudengist, et me peaksime suutma nagu siis ennekõike ära kasutades seda Eesti digikuvandit, on ju, täna tuli just üks raport välja, mis näitab, et Eesti on kõige rohelisem koht õppimiseks maailmas, on ju, selle autoriks on siis Graduate Management Admission Council, mis on siis väga suur rahvusvaheline organisatsioon, teeb nimetada nagu GMAC-i eksameid, on ju, kes MBA-sse astunud teab, et on ju, et kasutame ära nagu selliseid väga toredaid erinevaid infokille, mis siis näitavad Eestit hästi positiivsena ja nende abil siis tooma ühel või teisel kujul siia rohkem rahvusvahelisi üliõpilasi, hoolimata siis sellest kõigest, mis on meie taustal, on ja millest ma juba nagu varem rääkisin, mis tegelikult teeb nende värbamise
palju raskemaks, et eks ta ole natukene selline vastuvoolu ujumine, et me ei ole ütleme enda geopoliitilise positsiooni poolest nagu kõige paremas kohas, aga sellest hoolimata me peame nagu selles suunas nagu liikuma. Jah, et EBS on, ta on väike, aga mõte, et ta oleks tuntud või kuidas sa näed seda, et niisugust ka oma tulemustelt tuntud või selline tipptasemel äriülikool Euroopas. Et ma isegi, võib-olla Euroopa on nagu liiga suur, aga ma rohkem positsioneeriks meid, ütleme, Põhja-Euroopasse ja ma ütleks, et me oleksime selliseid dünaamilisimaid ettevõtluse ärikoole nagu Põhja-Euroopas on ju, et kus me siis lihtsalt ei õpeta asju, vaid me võimaldame siis inimestel näiteks ka viia enda ideed ellu ühel või teisel kujul, kas siis läbi selle ettevõtete ehitamise või laiemalt nagu siis ühiskonna oluliste küsimuste lahendamisel on ju, mis ei pruugi olla, ütleme, otsene selline kasumit tootev ettevõtlus, vaid võib ka olla nagu laiem sotsiaalne ettevõtlus või siis ka avalikus sektoris mingite projektide tegemine, et see oleks hästi oluline, et meile võib tunduda, et paljud ülikoolid seda teevad, aga tegelikult minu kogemus on see, et ikkagi nagu traditsiooniliselt ülikoolid, sealhulgas ka äriülikoolid rõhutavad ennekõike sellist rohkem traditsioonilist õpetamist ja ka suhteliselt traditsioonilist teadust, on ju, mis on kindlasti nagu väga olulised, aga kui sinna juurde tuua tugevamalt see ettevõtlikkuse ja ettevõtluse küsimus, et sellega nagu tugevamalt siduda kõik meie kogukonnas, et siis ma arvan, et on võimalik EBS-i paremini positsioneerida siin piirkonnas. Oleme EBS-i stuudios, podcast stuudios ja siin meil otse siin seina taga käib suur ehitus ja EBS-i maja kõrval on tulemas kas võib öelda linnak või ettevõtlus- ja hariduslinnak Eedu, et me liigume siin selle Eedu ja selle eesmärkidega ühes suunas. Ma arvan absoluutselt ja minu meelest on väga tänuväärne, et me teeme siin seda Tallinna kesklinnas. Mina olen kogu aeg olnud selline väga tugev urbanistlike ülikoolide toetaja, et ma arvan, et ülikool peab olema seal, kus nagu reaalne elu toimib, on ju võimalik lähedal nagu linna südamele, linna keskusele, et selle isoleerimine kuhugile äärelinna ei ole mõistlik, on ju, ja eriti oluline on see sellise ülikooli puhul, mis rõhutab ettevõtlust, ärijuhtimist, laiemalt nagu juhtimist, on ju, et me peame olema hästi nagu kättesaadav, et inimestel oleks nagu lihtne siia tulla, et nad tuleksid siia koha peale. Tähtis on kogukond ja me oleme ise siin mõelnud ka, et tepsikatel on oma see DNA, et tepsika tunneb ära ja et tepsikad hoiavad kokku, toetavad üksteist, et kuidas sina täna seda kogukonda näed ja kuidas plaanid tugevdada neid seoseid erinevate gruppide vahel? Jah, et kogukond on äärmiselt oluline, me nagu rõhutame seda nagu väga erinevates kohtades ja minu jaoks on nagu hästi oluline ka see, et see kogukond ei oleks ainult nagu sissepoole nagu suunatud, on ju, et me ehitaksime nagu kogukondasi nagu teiste kogukondadega, et et need, kes siis keskenduvad haridusele, et nemad nagu teaksid, mis toimub nagu ettevõtluses, nad tunneksid inimesi ettevõtluses, et selline silda ehitamine üle kogukondade on tegelikult äärmiselt oluline ja me oleme nüüd nagu samm-sammult ka, kui nüüd konkreetsemalt minna, et on ja me oleme samm-sammult nagu siis ka kindlasti tugevdanud enda suhtlemist vilistlastena, et on ja meil on eraldi nagu inimene selle jaoks tööl. Me teeme erinevaid üritusi, on ju, kuhu me kutsume vilistlasi, et just hiljuti toimus golfiturniir, on ju, aga on ka teisi. Et ma arvan, et see on nagu üks valdkond, millel me paneme järgmisel 5 aastal üha rohkem rõhku ja proovime siis ka vilistlasi siia nagu majja rohkem ja rohkem tagasi tuua ühel või teisel kujul, näiteks pakkudes mentorlust tudengitele või mõnel muul viisil. Ja ma arvan, see on ka üks valdkond, kus tegelikult EBS-il on hästi palju, või üldse laiemalt Eesti ülikoolidel on hästi palju õppida, et sellest, mis toimub Inglismaal ja Põhja-Ameerikas, kus siis ülikoolid on aastakümneid suutnud üles ehitada väga tugevad kogukonnad ja hoida nagu pidevalt sidet vilistlastega, et ma ise nagu kogen seda kogu aeg on ju igapäevaselt enda elus. Jah, kui nüüd vaadata meie klassiruumi ja et
milliseid tehnoloogilisi või hariduslikke uuendusi tooksid sina EBS-i klassi? No ma arvan, et need debatid on olnud tegelikult juba nagu hästi kaua aega nagu hariduses, et kuidas ja mida õpetada. Et ühest küljest ma olen näinud inimesi, kui ma siin ka esimest korda rektoriks sain, tulid minu juurde, ütlesid, et see loengu pidamine on täielikult mõttetu, et ärme mingil hinna eest nagu loenguid pea. Ja siis teisest küljest ma olen kokku puutunud inimestega, kes on mulle öelnud, et kes on tulnud näiteks täienduskoolitusse ja öelnud, et kuule, et ma olen siin juba nagu enda õppemaksu nagu maksnud, on ju, ja nüüd sa tahad, et mina teeksin nagu osa sinu tööd ära, kui ma palun kellelgi, ütleme, grupitööd teha, et need suhtumised on ühest äärmusest teise. Et ma arvan, et oluline on leida nagu tasakaal, et eriti kui meil on väiksemad klassid ja eriti kui nad on mõnes aines veel nagu väiksemad kui keskmine, et siis on mõistlik seda nagu ära kasutada, et sellist nagu klassi ei ole mõtet nagu õpetada samamoodi kui nagu suuremat klassi, on ju. Ja nagu heal loengul on ka kindlasti nagu olemas koht, on ju, aga see peab tõesti olema siis nagu hea ettevalmistatud ja nagu konkreetse nagu aja raames, et nagu kompromiss erinevate õpetamise meetodite vahel. Aga üldisemalt ikkagi jah, et me tahame siis tuua inimesi siia enda kooli, me tahame, et nad siin näost näkku suhtleksid. Lisaks sellele kõigele, mis niikuinii toimub nagu kuskil virtuaalses maailmas või online ja ma arvan, et see loob olulist lisandväärtust, on ju, kui see on nagu hästi korraldatud, et see on nagu hästi oluline, et see on nagu mõtestatud ja hästi korraldatud ja inimesed saavad aru, et miks nad seda teevad, miks nad on seal koha peal ja nad ei tee nagu mingeid asju, mida tegelikult selle jaoks ei ole nagu vajalik koha peale tulla. No see ongi praegu, kui vaadata ka siin maailma tippülikoolid, siis ikka viimaste aastate jooksul on väga korralikud täis online programmid ja sertifikaadid ja tunnistused, et siis ongi see küsimus, et sa oled väga hästi seda klassiruumi tegema. Et sõita siia maailma nurka, siia Eestisse. Absoluutselt on ju, ja ma arvan nagu sellised tehnoloogilised ja ruumipõhised eeldused on meil selleks olemas, on ju, et kui vaadata meie klassiruumi, et üks ka nagu väga lihtne asi, et sa saad tegelikult, kui sa tahad, sa saad alati varem kohale tulla 10 minutit ja selle klassiruumi nagu ümber kujundada. Et ma tean, et võib-olla kõik seda ei tee, on ju, aga see on tegelikult väga lihtne, sa pead seal paari lauda tooli natukene nagu liigutama. See on hästi lihtne. Kui minna nüüd nagu mõne traditsioonilise ülikooli klassiruumi, ma ise käin nagu tihtipeale loengut pidamas, siis sul on juba need ruumikujunduslikud barjäärid ees, et neid toole või lauda ei ole võimalik liigutada. Need võib olla suhteliselt uued klassiruumid, hiljuti ehitatud, näiteks olin siin paar nädalat tagasi Bokoonis, on ju, et seda ei ole nagu võimalik teha füüsiliselt, on ju, et sa oledki nagu sunnitud siis nii-öelda loengut pidama, et kuna see klassiruum on ehitatud loengu pidamiseks, on ju, kui meie klassiruumis on võimalik teha mida iganes, tantsida, loengut pidada ja kõike seal vahelpeal. Eks uus aeg ja uued viisid õpetamises ja õppimisest on ka muutavad nõudlikumaks meid õppejõude suhtes, et kui sinu käest nii küsida, et millist õppejõudu sa EBS-i ootad, et millised on ootused õppejõule? Ja, et kui nagu mõelda, et me tihtipeale EBS-i ootame selliseid multitalente inimesed, kes on nagu hästi mitmekesised, on ju, kes suudavad teha ütleme siis nagu väga erinevaid ülesandeid, et ja see võib väga ütleme siis nagu varieeruda, et kes suudab teha nii head teadust kui ka hästi õpetada, kes siis suudab ütleme hästi õpetada ja teha siis nagu ühiskondlikult mõjukaid asju, ükstapuha mis kujul, kas siis ettevõtte või siis mingi sotsiaalse initsiatiivi näol, et on ju, kes pidevalt nagu arenevad ja mõtlevad, et mida võiks nagu juurde õppida, et ma arvan, et see oleks selline iseloomustus. Ja üliõpilastele, kes EBS-i tulevad või tulevad siia õppima magistrisse, doktorisse, täiendõppesse? No, ma arvan, me otsime avatuid, ettevõtlikke üliõpilasi, et nad tahavad nagu siis õppida nagu äri väga erinevatest külgedest, et mitte lihtsalt väga kitsalt ühte või teist asja, mis on ka nagu okei, on ju, mõne lühemate kursuse puhul, aga kui me räägime kraadiõppest, on ju, et selline avatus ja ettevõtlikkus on olulised. Jah, olen ise ka, et kui klassiruumis, et see tahe õppida, et see öeldakse sära silmas, et see on see, et mis aitab hästi palju edasi liikuda ja seda ambitsiooni toita.
Minu küsimused on peaaegu otsa saanud. Tahan sind tänada, kuid alati oma külalistelt küsin ma 3 küsimust ja küsin need Meelis ka sinu käest. Esimene oleks mõni raamatu soovitus meie tänase podcasti kuulajale. Jah, et ma ei ole nagu selline ühe raamatu inimene, et soovitaks nagu ühte raamatut, et see on nüüd selline raamat, mida kõik peaksid kindlasti lugema. Ma annaks siis, ütleme, valiku, et soovitaks 3 raamatut, et esimene raamat oleks Eesti klassika, see on siis Lennart Meri Hõbevalge. Juhul, kui inimesed ei taha seda lugeda mingil põhjusel eesti keeles, siis see on nüüd ilmunud 2 kuud tagasi ka inglise keeles väga heas tõlkes Adam Cullani poolt, et ma soovitan, et see raamat on enda žanrilt hästi mitmekesine, et ühest küljest räägib vanadest kaubateedest, ütleme varajasest globaliseerimisest, muinas Eestist, samas kohati mõjub ka nagu selline isiklik reisikiri Lennart Meri poolt, et soovitan lugeda. Sellega seotud raamat nagu inglise keeles, et ma ei tea, et oleks eesti keelde tõlgitud, aga mõnes mõttes nagu toetab sellest laiemalt Lennart Meri narratiivi, aga on ilmunud siis inglise autori poolt, kes minu teada töötab üldse Norras ülikoolis, Käti Erman, ja selle raamatu nimi inglise keeles on River Kings, ehk siis nagu jõgede kuningad on ju. Ja see räägib siis, võtab kokku sellised uuema teaduse, mida me teame nagu vikingite kohta ja just rõhutab siis sellega nagu meie piirkonna olulisust selles vikingite ajaloos, et seal näiteks kui sa teed raamat lahti, seal on kaart, kus on siis Saaremaa Salme küla koos seal suurte teiste vikingite asukohtadega ja ma ei tea, Kiievi ja Istanbuli ja teiste linnadega nagu maailmakaardile pandud. Et ka väga huvitav selline raamat nagu mõnes mõttes ka nagu katab sellist tehnoloogia ajalugu kui ka sellised nagu kaubanduse ajalugu ja sellist varajast, ütleme siis globaliseerumist. Ja siis 3. raamat, mida ma hiljuti olen lugenud just sel aastal, kuna ma sain isikliku allkirjastatud koopia, on siis Daron Acemoglu ja Simon Johnson, eelmise aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid MIT-st ja neil ilmus ka eelmisel aastal siis paperbackina anti küll välja see raamat eelmisel aastal, selle raamatu nimi on Power and Progress. See räägib siis tehnoloogia ajaloost, aga ütleme alust, sealt ma ei tea, auromasinatest kuni nagu tehisaruni nagu välja ja kuidas siis meie poolt nagu tehtud valikud on tegelikult äärmiselt olulised, et selles kontekstis, kuidas tehnoloogia areneb ja missugust kasu ta meile toob, et ka äärmiselt huvitav ja hästi kirjutatud raamat ja see on rohkem selline populaarteaduslik raamat, et see ei ole selline, ütleme, standard, klassikaline ökonoomika lähenemine, kuigi autorid on Nobeli majanduspreemia laureaadid majandusteaduses. Aitäh sulle. Ja teine küsimus on, mida soovitaksid iseendale, kui sa oleksid täna 20-aastane? Jah, et ma juba vist lühidalt mainisin, et kui ma olin 20-aastane, et siis ma sain tegelikult 20-aastaseks, kui ma elasin Ameerika Ühendriikides ja mõnes mõttes mul tundus, et kui ma olin 20-aastane, et kõik läks nagu fantastiliselt hästi, et raske oleks nagu midagi soovitada, aga tagantjärele nagu mõeldes tõenäoliselt nagu rohkem kannatlikkust ja siis ka rohkem teiste inimestega arvestamist. Aitäh. Ja 3. küsimus, milline võiks olla sinu superpower, mida sooviksid endale saada, aga täna veel ei ole? Ma arvan, et mu superpower võiks olla teha rutiinseid töid hästi kiiresti, et ei peaks nende peale väga palju mõtlema. Aitäh, väga-väga tore, seda soovime, ma usun kõik endale. Suur aitäh tulemast täna stuudiosse, professor Meelis Kitsing, ja soovime sulle EBS-i poolt tegusat uut ametiaega rektori ametis. Aitäh! Suur aitäh, Ester!